Tere tulemast Tiiu õhturännakute podcasti, kus on jutuks rahulikud teemad erinevate saatekülalistega. Kes soovib täielikult lõdvestuda ja miks mitte magama jääda, siis teie jaoks on kõige lõpus meditatsioon. Mina olen saatejuht Eha Kruus ja minuga on täna siin Kadri Mägi-Lehtsi, kes on teadliku juhtimise koolitaja. Tere, Kadri! Tere! Täna istume, me oleme juhuslikult täpselt ühe vanused, 62-aastased naised siin ja me hakkame rääkima, ütleme sobilikul teemal ja see on menopaus. Aga ma loodan, et me ei hakka siin vastastikku ohkima, et et mul on need kuumaod ja sul on, ma ei tea, mis asjad, mälulõõgad ja kaalutõusud ja ühesõnaga. Et me räägime sellest hoopis teistmoodi sellest menopausist, millest on tegelikult väga palju räägitud. Ja me püüame leida üles selle helgema ja parema poole. Ja siis sa oskad ise seda, sa oled selle enda jaoks lahti mõtestanud, sina oskad seda võib-olla paremini seletada kui mina. Ja ma arvangi, et see on üks väga-väga oluline etapp naise elus. Ja mina isegi ütleks, et see on see etapp, et kus naine ütleb endale, et mina olengi elu. See on see aeg, kus õitseda, nautida, mõtestada. Mina arvan, see parim aeg elus. See parim aeg algab siis koos menopausiga? Kas koos, jälle ma arvan, me peame selle alguse tegema sellest, et terminoloogiast. Menopaus tegelikult on ju see aeg, kui 12 kuud ei ole enam olnud menstruatsiooni. See on nagu mingi hetk. Aga nii-öelda tavaelus me räägime menopausist kui nagu mingist perioodist, eks ole. Ta ju tegelikult algab selle perimenopausiga, kus hakkavad need sümptomid. Selline segane aeg üldiselt. Just, et siis on tsükkel on ebamäärane, siis tulevad mingid kuumahood, mäluhäired, kõik imelikud asjad hakkavad elus juhtuma ja siis sa ei saa aru, kas sa hakkad lolliks minema või vanaks jääma või mis asi see on, eks ole. Enne kui siis see hetk saabub, et nüüd siis 12 kuud pole mensest olnud, nii selge. Ja siis on ju see periood ka, et ega siis mingi 20-30% naistest jäävad näiteks kuumahood elu lõpuni. Enamusel küll mitte, aga mõnel jäävad. Nii et me tegelikult räägime naisel sellisest päris pikast eluperioodist, mis enamusel hakkab seal kuskil 40ndate lõpust ja võib siis kesta seal tõesti 60ndateni või elu lõpuni, aga kirjandus toob välja ka, et mõnel naisel hakkavad need seal juba 30ndate lõpust. Õudust, jah. Nii et, aga kui me võtame, et see on võimalus ja see on nagu ilus elu, siis mis meil selle vastu saab olla? See on ju tegelikult 3 elust või siis isegi veel rohkem. Veel rohkem võib-olla, jah. Ja hakata seda nüüd mingite hirmude ja ei tea, mille nahka ära rikkuma, et ei ole vist mõtet, on ju? Ei ole mõtet, jah. Ja jällegi, see on jällegi, kuidas me nagu sellest mõtleme ja mõtestame, eks ole. Eks need füüsilised sümptomid ju on. Ja neist ei ole pääsu. Nendest ei ole pääsu, kellel tugevamalt, kellel lahjemalt. Ja ma arvan, et siin on nagu see õige koht, et teate naised, mingi arsti juurde, räägige arstiga ja et siin saates või siin sellel me ei hakka nagu rääkima siin hormoonasendusravist ja kõigest sellest. Et see on nagu on või nagu see ei ole haigus, aga selle vastu on võimalik ju ka ravimitega, kui need sümptomid on väga tugevad, siis saab sümptomid ravimitega lahendada. Aga see, kuidas me seda eluperioodi mõtestame, seda ei enda ükski räägime sellest, mis toimub meie peas nüüd. Just, mis meie tunnetes ja mõtetes, et ma usun, on sul ja on ka mul on tuttavaid sõbrannasid, kes nagu väga kardavad seda aega või on seda kartnud. Eriti need nooremad, kellel on see saabumas, et nad on kuidagi segaduses ja hirmul ja mis nüüd saab, viljatu aeg saab otsa ja mis minust üldse saab. Ja see tegelikult ongi, see naise elus ongi see aeg, et jah, mina ei saa enam lapsi, aga mees võib neid teha veel täitsa mitu aastat. Ebavõrdne seis. Absoluutselt. Aga siis tulebki elu ümber mõtestada, aga mida siis, mis on see minu väärtus? Et kui ma siiamaali olen elanud, ütleme, siis
võib-olla rohkem perele, lapsed on olnud väiksemad. Ma arvan, et see on see periood elus, okei, aga mis siis kas mina olen ainult minu välimus, kas mina olen ainult, ma ei tea, sünnitusmasin, et kui ma ei ole enam sünnituskõlbulik, et kas ma siis olen väärtusetu? Kas vanasti vast nii oligi või? Aga täna enam ei ole. Kindlasti mitte. Et mina olen küll leidnud, et parim aeg hakkab 50-ndatest ja 60-ndatest ei ole ka halb. Et praegu ma ütleks küll, et elu parim aeg. Miks? No kui hakkame loetlema neid asju, mida kõike saad teha, kui on menopaus käes. Esiteks, võid kanda kogu aeg valgeid riideid. Ei ole mitte mingisugust hirmu, et istud ja astud ja tulevad mingid plekid kuskile. Jah, ja isegi need reklaamid on küll, et võid kanda valgeid pükse, aga see ikkagi lekkeid võib ikka juhtuda, ütleme niimoodi. Esiteks, kannad mida tahad. Teiseks, käid saunas millal tahad. Lähed reisile millal tahad. Lähed ujuma millal tahad. Käid spaas millal tahad. Jessus Maria, kui palju asju on ju. Et need on siuksed nagu lihtsad rõõmud, aga vaata, kui neid nagu ei teadvusta, siis need jäävad märkamata. Siis teine asi ikkagi, milline väärtus on elutarkusel. Kui ma mõtlen, kui ma olen 20 või ma olin 20 või 30, kui vähe oli elukogemust, aga see, mis on praegu, et suudad neid asju panna nagu konteksti ja olla märksa toetavam nii oma lastele, lähedastele, sõpradele ja eelkõige iseendale. Mina olin noorena hästi selline rahutu ja kärsitu ja hästi impulsiivne. Millel on kindlasti omad võlud, aga ma olen võtnud sellest noorusest teadlikult kaasa sellise spontaansuse, jah, lähme kuskile, teeme midagi hullu. Selle ma olen teadlikult kaasa võtnud, aga selle impulsiivsuse, kui keegi ütleb midagi, mis mind võib-olla solvab või sellele ma enam ei reageeri. Ma olen pööranud, täna ma oskan seda ümber pöörata. Et Ita Everilt ma nagu varastasin või laenasin selle ütlus, et mingist hetkest peale ma enam ei vihasta, vaid imestan. Aha. Ja see nii palju teeb elu ilusamaks, kui keegi on minu peale kuri või mõtleb täiesti teistmoodi kui mina ja mõtlen, kuidas ta nii saab mõelda. Siis ma jõuan, ka nii võib mõelda. Huvitav, mis see tema elu on olnud või kui mõni inimene kasvab selliseks kibestunud või tigedaks, et siis ma arendan kaastunnet, issand, kujutad ette, kui raske võib olla elu, kui sul ümberringi on ainult, sinuga juhtuvad ainult halvad asjad, ümber sinu on ainult halvad inimesed, riik on halb, kohalik omavalitsus halb, sõbrad on halvad, naabrid on halvad. Jeesus Maria. Et kas see on üldse võimalik? See ei ole võimalik. No, vaata, mõne inimese elu on 50% inimestest peaks ikka hea olema vähemasti. Aga mõnel inimesel kuidagi juhtub. Kuidagi on, jah. Aga ma arvan, et see tegelikult on nii, et kuidas sa mõtled nendest inimest. Aga see on täitsa tõsi. Aga kui sa mõtled, nii võib ka mõelda, aga siis ma otsin teadlikult oma ellu neid inimesi ja hoian väga neid sõpru ja tuttavaid, kes on nii-öelda, kes toidavad mind, kes on heatahtlikud, kellele juurde ma saan pöörduda siis, kui mul on tõesti raske. Ja vaat siin tuleb, kuidas ma seda teen. Et mõned sõbrannaga ma võib-olla helistan kord aastas, aga ma tean, et ta mul alati olemas. Ja siis ma ei jäta seda nii-öelda lohakile, et ainult kui mul on teda vaja, siis ma võtan taga ühendust. Vaid ma teadlikult hoian seda suhet. Helistan, lepime kokku, millal me kokku saame ja siis ma vaatan, et mu kalendrisse ei tule mingeid muid asju, kui ma olen temaga kokku leppinud. Nii et ma ütleks, et see aeg annab nagu elule suurema mõtte, suurema tähenduse ja kuna meie eluiga on läinud nii pikaks, siis see annab ju selle võimaluse jätta endast sellisem suurem ja mõjusam jälg siia maailmasse. Mõtle, mul on 50, mul pool elu veel ees. No loodetavasti, aga ei tea, milline see teine pool tuleb pärast poole. No jah, aga kui vaata, siin on veel võimalus endale teha muudatusi. Käitumises, mõtlemises, söömises, liikumises. Oma praeguse elustiiliga, eks ole.
ja siia teadlased ju on, neuroteadlased on siia selliseid tähelepanekuid teinud või on seda uuritud, näiteks meie geenides on need telomeerid, mis on siis nagu geeni otsas sellised pisikesed vidinad on jah, ju, just. eks ju, et küpsedes, vanuse kasvades, need hakkavad minema lühemaks, aga ma saan oma elustiiliga seda muuta. Minu arust see on nagu nii nagu võimekas, et kuidas me tänapäeva teadus on võimeline nagu kindlaks tegema seda, kui palju meist endast sõltub. Et kui mulle ema-isa on mulle andnud kaasa, ma ei tea, seal riskid diabeediks ja südamehaigus, nii edasi. Aga see on see 50%, see teine 50% on minu enda teha. Ja kui ma siis oma teadliku käitumise ja mõtlemise, söömise, liikumise, magamisega saan seda 50% mõjutada. Nii et et kui ma ka ei põruta 100 välja, aga natuke vähem, siis vähemalt rõõmsalt ja nii tervelt kui võimalik. Jah. Ja muidugi eelkõige tuleks hoida neid suhteid oma laste ja lastelastega, eks ole, et see on ikka kõige tähtsam toetusgrupp sulle. Ja ma ütleks, et iseendaga jällegi. Ja iseenda ma unustasin ära jälle. Ja just nimelt, see on see, mida me väga sageli teeme. Me mõtleme kõigepealt, eks ole, teistele, eelkõige oma lähedastele, aga siin peaks olema nii nagu lennukis. Kõigepealt mask iseendale, et mul on ikka seda ressurssi jagada teistele nii palju, kui mul on seda endal. Ma ei saa, kui mul endal on klaas tühi ja ma ei ole ise ennast täitnud, siis ma ei saa seda jagada ju ka teistele. Ja võt siin on minu arust just see menopausi ja see nagu eluperiood annab selle võimaluse, kuidas ma endast hoolin. Kui ma tahan, lähen kosmeetikusse, ma hoolin oma keha eest, ma lasen endale massaaži teha, aga ka kuidas ma liigun, kui palju ma liigun, kuidas ma toitun, kõik see, et mitte see, et arstid mulle ütlevad, et minu tervisele on see kasulik. Jah, ma kuulan neid ja siis ma ka käitun selle järgi, aga ma ei tee seda sellepärast, et oma arsti rõõmuks teha. Ja ma ei tee mitte sellepärast, et ma ei tea, olla meestele veel atraktiivne. Ma teen seda sellepärast, et mul on endal tore peeglisse vaadata. No tuleb mõni kilo juurde, no las ta tuleb. Ma suhtun sellesse nagu rõõmsameelselt, aga hoian kuskil maal piiri, et et kui palju ma siis luban neil juurde tulla. Et see rõõm ei tuleks ainult lisandunud kilodest, vaid ikka ka sellest. Et ikka päriselt ei saa hedonistiks muutuda ja elu nautida, natuke võiks nagu oma tervise mõttes nagu kehakaalu kontrollile hoida, käia trennis ja nii edasi. Aga võt seal ongi see nüüd see mõtteviisi vahed, et ma teen selle pärast, et ma pean seda tegema, muidu minu tervis kannatab, on ju. No põhimõtteliselt see on õige. Aga kui ma pööran selle ümber, ma tahan olla vanaema õunapuu otsas, ma tahan oma lastega koos ja lastega, võib-olla ka lastega olla koos ja jõuda nendega koos liikuda. Mitte ma pean, aga ma tahan. Et sellel on väga-väga suur vahe, kuidas meie aju siis hakkab tööle, eks ole. Ja see on enesedistsipliini küsimus ja see on sellise teadveloleku küsimus. Kas ma märkan oma mõtteid, kas ma märkan võib-olla pereuskumusi, aga mul on võimalus seda kõike muuta. Nii et ma arvan, 20-aastaselt on nagu nii palju muid asju teha. No, muidugi. Väline tähtsus, kõik see, kes mu sõbrad on, mis mu karjäärist saab, kus ma õpin, kuidas ma ei tea, kodu, autod, liisingud. Aga elus juba 50 pluss, nagu need mured on juba murtud ja need elud on, ma ei öelda, et elatud, vaid see on nagu suhtub palju rahulikumalt nendesse asjadesse. Nii et mina ütleks, menopaus on, sealt hakkab elu ja sealt hakkab võimalus naistele. Üks probleem, mida on siin palju ka ajakirjanduses kirjutatud, et naised tunnevad, et sel ajal nad muutuvad nii-öelda nähtamatuks. Et see välimus ei ole enam see olemine ei ole enam päris see, mis nagu järeltuleval põlvkonnal ja nad kannatavad ka selle all. Ma arvan, et siin see ongi nagu kahe otsaga asi, et ühtepidi jah, ja teisipidi ei. See ikkagi sõltub ju sellest, eks ole, kuidas naine ise ennast tunneb. Aga teisipidi ikkagi on see keskkond ka, et
ja ma olen nagu hästi tänulik, et selle teema üldse nagu tood ellu, et me nagu sellest menopausi füüsilistest sümptomitest on juba hakatud ühiskonnas vaikselt rääkima. Aga sellisest nagu vaimsest poolest mitte nii palju ja näiteks kuidas töökeskkonnas. Palju meesjuhid üldse peaksid teadma menopausist. Kuidas me töökeskkonnas... Arvan, et nad ei tea midagi. Aga me peame sellest rääkima ja kui meie naised ei räägi sellest, kui me häbeneme seda, ja see on ju, ma ise ennast mäletan täpselt samamoodi, tuleb sul see, pead koosolekut ja siis tunned, kuuma hoog, nii, nüüd ma lähen lapiliseks, appi kui õudne, kõik saavad aru. Aga kui ma ütlen seda, nüüd on sorry, I feel my age, võtad lehviku kätte ja lehvitad. Elegantselt. Et normaliseerid seda, et me ei hakka seda häbenema. Et vaata siis ühiskond jõuab ka järgi, siis need naised ei ole nähtamatud. Et ega siis meestel on andropaus täpselt samamoodi. Nendel võib-olla ei ole neid kuumahoogusid, aga meestel on andropausi, mehe kõige hirmuäratav mõte on see, et ta ei ole enam võimeline seksima, eks ole, aga sellest me ka ei räägi. Iseasi, kas seda töökeskkonnas peab rääkima, see on nagu teine teema. Vist ei pea eriti. Vist ei pea, just nimelt. Aga need, ütleme, menopausi naiste sümptomid ja kuidas luua töökeskkond. Kas mul on võimalik akent lahti teha? Kas meil on võimalik temperatuuri seal mõjutada? Kas meil on, näiteks on ju rasedate jaoks, on ju seadusandja öelnud, et sul peab olema pikutamise koht. Tõesti või? Ja see on seadusandja on selle välja toonud, et raseda jaoks peab olema... raseda, ma võiks see sinu meelest. Aga menopausis naised, miks mitte? Mul on paha olla, miks ma ei või sinna 5 minutit pikotama minna? Et me nagu normaliseerime selle, mis toimub ja siis ei ole naised nähtamatud. Nii et siin on meil suur töö ära teha, mehi valgustada, aga naised ise endaga ka, et oleme julged ja hoolime endast ja räägime neist teemadest avalikult. Just, et oleme julged, et see kuumahoog on üks asi, teine asi on see, et ei tule see sõna meelde, sa räägid kellegagi. Aga siis sa pööradki selle kuidagi naljaks, et näed, et ei tule meelde. Just. Pärast tuleb meelde, kui ei tule meelde, lähen koju, vaatan järgi, mis see oli. Oota, ma guugeldan, mis see oli täpselt. Just. Et ei maksa et tõesti kipub tekkima see alaväärsuskompleks, et vaat nüüd ma ei ole enam see, ma ju mäletan, milline ma noorena olen ja milleks ma võimeline olin, eks ju. Ja mis võib-olla, mida ma olen täheldanud võib-olla mõnel oma tuttaval, see hirm vananemise ees ja oma keha, kuidas ma ütlen siis, enda olemuse samastamine oma keha ja välimusega. Ma arvan, et siin on ka naistel natukene see tööd oma, kuidas ma siis ütlen, psühholoogiaga. Nii. Et paratamatult kortsud tulevad ja tuleb ikkagi see keha närtsib mingil määral. No põhimõtteliselt sa näed peeglist, kuidas nagu vajub kõik. Just, aga nüüd, kui ma ainult sellele tähelepanu pööran ja jätan oma selle sisemise ilu ja sisemise väärtuse. Selle ma unustan hoopis ära, mis mul siis sees on. Et see on tegelikult natuke kurb, sellepärast, et oled sa siis täna 50, siis eks ole 60, 70, 80, 90, et ega 90-selt ei saa välja näha nagu 30-ne. Ükskõik kui palju lõikusi või mida isegi teha. Isegi kõige kuulsam staar, kellel on raha jalaga segada. Just, et nagu hoida kuskilt maalt ikkagi seda piiret ja teadvustada, et mu keha küpseb, mu keha vananeb, aga mina ei ole minu keha, mina olen märksa enamat ja kuidagi nagu seda poolt välja tuua, et mis on see minu elurõõm, mis on see minu elutarkus. Ma arvan, see nagu vanasti ju ka külades olid ikkagi see vana naise elutarkus, kelle juurde tullakse nutma, kui vajad. Ma olen see kaisukaru, kui kellegil sõpradest, lastelastest, kellegil on raske. Ta tuleb oma kortsus käe ja kortsus vanaema juurde, kes teda lohutab, aitab, ütleb mõne tarkuse sõna, ütleb kas või selle, et kõik läheb mööda ja elus kõik läheb mööda. Nii et me ei unustaks nagu seda poolt ja ma arvan just see enese areng, õppimine, me ei kujuta, vaata, kui sa võtadki kas või tänapäev, sotsiaalmeedia, AI, kuidas see on tulnud peale. Kui ma täna seda ei õpi,
siis 10-20 aasta pärast ma olen võib-olla isoleeritud, ma olen võib-olla üksinda. Aga ongi vanemad inimesed praegu üksinda, kes arvutit ei valda? Selleks, et vaata, me võime nüüd õppida nendest inimestest, kes täna on selles seisus. Et täna ma olen võimeline õppima ja ma pean selle ajaga nagu kaasas käima. Et hoolitseda oma välimuse eest, aga hoolitseda ka siis oma selle vaimse võimekuse ja psühholoogia eest, et ma kogu aeg õpin midagi. Et see elukestev õppimine on jällegi mitte see, et ma pean, muidu ma vanaduses ei oska, vaid vastupidi, ma tahan, siis ma käin ajaga kaasas. Et mis laule mu lapselapsed kuulavad, kes need on need inimesed, lähen vaata, milline nende sotsiaalmeediakonto on. Võib-olla teen endale TikToki, kui ise ma sinna ei lähe, aga ma vähemalt näen, mis teised seal teevad. Nii et see võimalus õppida, areneda, ennast väärtustada, ma arvan, et see on see murdeaeg menopausi. Ja kui me seda siis ei tee, naised siis ei tee, siis ma arvan, vaata 70-selt, 80-selt on seda juba väga raske teha. Et sellepärast ma ütlengi, et menopausi aeg on ideaalne aeg naistele. Ühesõnaga, me tahame naistele öelda seda, et ärge andke alla, elu ei ole läbi. Vastupidi, elu algab. Yes. Aga aitäh, meie aeg on küll läbi. Suur tänu, Kadri, selle põneva jutuajamise eest ja loodan, et inimesed leidsid siit endale, mida kõrva taha panna ja mida jälgida. Ja kuulajad jääge veel meiega, sest algamas on 5 minuti meditatsioon. Aitäh kutsumast ja olgem rõõmsad, olgem terved. Sulge silmad. Lase õlgadel aeglaselt vajuda. Ja tunneta, kuidas õhk liigub rahulikult sisse ja välja. Nagu aeglane laine. Hinga sügavalt sisse ja välja. Hinga nii, et rindkere pehmeneb ja kõht muutub soojaks. Kujuta ette, et oled vaikses toas. Mitte kinnises, vaid avatud ukse ja akendega ruumis. Õrn tuuleõhk liigub sisse ja toob endaga uusi mõtteid. Iga hingetõmme ütleb sulle. Sa oled alles poolel teel. Hinga. Luba sellel mõttel endasse tulla. Kui mõtted tulevad välimuse, vanuse, muutuvate harjumuste kohta, siis vaata neid just kui väikseid pilvi taevas. Mõnikord libisevad nad aeglaselt mööda. Mõnikord jäävad hetkeks paigale. Aga ükski neist ei ole sina. Sina oled taevas nende kohal. Avatud, lai, püsiv. Tunne, kuidas sinu keha, see kogenud ja tark keha toetab sind. Märka, kuidas ta on sinuga olnud igas eluetapis. Kuidas ta annab märku, kui on vaja puhata. Kuidas ta näitab sulle, mida enam pole. Ja mis on nüüd parem kui enne. Uks on avatud ja kutsub sind uude ajastusse. Asjad, mis olid kord sinu jaoks loomulikud või lihtsad, võivad muutuda. Mõni harjumus vajab muutmist. Mõni varasem pingutus ei sobi enam uude aega. Need märgid ei ole nõrkus. Need on tarkus. Keha viis öelda, sa ei pea enam kogu aeg kiirustama. See ei ole kaotus, see on elu, mis kohandab, puhastab,
muudab täpsemaks. Hinga sügavalt sisse ja välja. Nüüd too tähelepanu oma südamele. Küsi endalt, mida ma tahan enda ellu juurde tuua. Sõnadega ei pea seda ütlema. Vastus võib olla tunne või lihtsalt soe ruum südame kohal. Sinu keha ütleb sulle, ma olen sinuga, ma ei ole su vastu. Ma olen su teejuht. Ja kui sa kuulad teda kas või ühe hingetõmba kaupa, tunned, et ta juhatab sind täpselt sinna, kus praegu on kõige rahulikum olla. Luba endale seda. Hinga veel kord sügavalt. Tunne, kuidas su keha rahuneb, kuidas su meel muutub rahulikuks, kuidas tänane päev hakkab lõppema. Sa oled siin, sa oled tervik ja sa jätkad oma teekonda enda tempo, enda tarkuse ja enda valgusega. Hinga veel korra sügavalt sisse. Hinga välja. Lase sellel hetkel olla veel mõni hingetõmme. Ja tunda, et oled enda vastu leplikum. Oled nüüd veidi vabam kui enne.